Ma olen rääkinud sellest, kuidas mind on kiusatud, kui ma olin väike oma suurte hammaste pärast, aga ma ei ole rääkinud sellest, kuidas mina olen kiusanud. Kui ma olin 16, siis ma olin Twitteris, mul ei olnud sellel ajal YouTube'i, mis iganes Instagrami asju ja sel ajal tegi Heldin Nool YouTube'i video, kus ta laulis Grete Paia laulu ja siis ta lõi veel Ask FM, kuhu ta pani erinevaid pilte ja paljud inimesed hakkasid norima selle kallal ja kirjutasid ja mõnitasid teda selle pärast ja seal oli sadu tweete Twitteris, mis tegid nalja tema üle ja olid ikkagi väga räiged ja kus öeldi talle, et ta ära tapaks ennast ja nii edasi. Väga rõve on öelda ja nii edasi. Ja mina olin üks nendest, kes tweetis samuti. Ja ma olin tweetinud, et ma sooviksin tänada mitte ainult Jumalat, vaid ka Jeesust, et meil siin Tartus pole selliseid inimesi nagu Heldin Nool ja Carlos Kolk. Aitäh! Ja nüüd on see tüdruk teinud enesetapu. Ja ma vabandasin kuu aega tagasi, aga nagu ma tean, et sellest vabandamisest see ei ole kasu, sest see ei too inimest tagasi. Ükskõik kui palju ma üritan siin veel vabandada, siis see ei too inimest tagasi ja ma olin ikkagi üks nendest, kes ka samamoodi kirjutas ja 6 aastat hiljem oli ikkagi see mõjunud võib-olla kõik see kokku, see massiline küberkiusamine ja ma ei tea, mida ta võis, ma ei tea, päris elus läbi kogeda või elada, et läks niimoodi, et tüdruk tegi enesetappu, läks nagu ma võin öelda, et 16-aastaselt ma olin teine inimene, sest et ma olin 14, 15, 16 aastaselt olin teine inimene, sellepärast et ma olin homofoobne, ma olin rassistlik, ma olin kiusupunn, ma olin totaalne nõmedik, ma olin jumala loh inimene, sellepärast et see, et ma üritasin saada laike, et öelda midagi edžit või midagi äärelist või midagi sellist teissugust, et minna nagu ka, et kambavaimuga kaasa ja ma ei arvanud, et see inimene kunagi seda näeks, vaid see, ma arvasin, et me naerame nagu ühest koos niimoodi, et see inimene ei tundnud nagu päris, sest et ta oli ekraani taga või nagu, et kuskil kaugemal eemal minu jaoks. Ja see, kuidas see kandus tegelikult, see, mis sa kirjutad ja teed, jääb igaveseks sinna netti ja samuti see tõenäosus, et see inimene seda näeb, on tegelikult väga suur ja see ei ole okei. Üleüldse kiusamine ei ole okei. Sellepärast, et minu puhul oli võib-olla ka see, et ma olin maakoolis, käisin sel ajal ja miks ma olin selline, sellepärast, et nagu kinnise maailmapildiga võib-olla ja mitte üldse tolereerib ja ma ei tea, et kui ma läksin linna 10. klassi, siis minu jaoks muutus kõik. Minu jaoks muutus see, et inimesed nagu kõigil on suva, kõigil oli koolis oli suva sellest, et kes mida kannab või mida teeb või kuhu postitab või mis iganes. Ja nüüd peale seda ma saingi aru, et see, mida ma tegin 16-aastaselt sel ajal, et see ei olnud üldse okei. Ja selle tõttu ma olen näinud iga aasta, iga päev vaeva sellega, et olla parem inimene, et mitte kiusata kedagi, et mitte kellelegi halvasti öelda, ja praegu, mis ma teha saan ainult, sest et see vabandus ei too mitte kedagi tagasi, aga ma arvan, et võiks algatada diskussiooni sellega, rääkida noorte vaimsest tervisest kindlasti, üleüldse vaimsest tervisest ja samuti sellest, et kuidas kiusamine ükskõik mis viisil, olgu see netis või päris elus või ma ei tea, TikTokis või kus iganes, et see ei ole okei. Sest et see jätab jälje ja see võib viia inimesed ja ma üritan olla parem inimene. Ma loodan, et see on õppimiskoht. Ma panen video alla lingid ja
ma loodan, et me õpime sellest midagi ja jah